tere kaunist pühapäeva, Eestimaa. Siin on alustamas järjekordset episoodi taskurööking ja tänaseks numbriks peaks olema 305. Ja ega siin midagi pikalt siin alustades rääkida vist ei olegi, et andke raha ja käige poes. Meie poes, töökoja poes. Just. Ja kui on teil seal kuskilt keegi maast leiab mingi raha midagi või kuskil ja kiirelt tulnud, kiirelt läinud mõttemaailmaga on ja tahab seda kohe siiapoole suunata, siis on võimalus. Patreon.com/taskurooking. Saab ka lihtsamalt seda infot edastada, aga ma täna läksin seda kraavi ääre teed. Mina olen Jopska. Mäki. Ja nagu te võite juba näha, siis täna on meil saates külaline. Jah. Tere. Jou. Meil mingit vahet pole. Jah, et teeme selle nime asja kõigepealt kohe korda. Et palun tutvusta ennast ja sorava häälega ütle oma nimi. No tervist, ma olen Kivikasju või siis Kaspar Kivisik, siis täis nimega. Okei. Ametlikult kohe. Ja siit kohe nüüd rullus ka välja, et kuidas see hüüdnimi vaata tegelikult nagu pärit on. Ja peab perekonnanimest. Jah, et mul on nagu alati olnud nagu probleem, et mõnel on nii ja nimi, et paned kohe inglise keelde ongi kohe nagu kõva nimi olemas näiteks või näiteks Taavi Tuisk on vaata, siis on kohe nagu Dave Storm, Ja siis mul on nagu enda nimega, no mitte midagi ei tee. No Soome turul müüks hästi. Jah, võib-olla küll, aga... Sa tahad ikka sinna, lõunasse, aga sa ikka lõuna ja läände. Soomes müüb. No vaatame. Aga selles suhtes lahe nimi. Ja... Oota, see alias sul on, mis alias see sul on? Või see on lihtsalt hüüdnimi või? See on lihtsalt hüüdnimi, et kunagi põhikoolis oli meil 2 Kasparit, siis tema oli teine Kaspar ja ma olin Kivikasju. Tema oli see other guy või lihtsalt? Ei no, tema oli lihtsalt Kaspar. Ta oli nagu sitem Kaspar või? No igal juhul on ju. Ma saan aru, jah. Ei no, ma selliseid kommentaare ei tohi öelda. Okei. Ja olgu see veel ära täpsustatud, et Kivikasjuga ei ole meil tegemist Sabukasju pojaga. ega vennaga, Kuigi ilus näolapp võib seda... Võib eeldada. Et... Või paranda, kui ma eksin. Meie ka ei tea, palju tal neid lapsi tegelikult on. Sabukasjul siis. Nime poolest eriti on ju? No identsed ütleks niimoodi. Võrdusmärgiga. Ja suht. 2 muna üksikud või? Nii, okei, me saime nime asja, saime korda. Enda nime me ütlesime ka ära juba, on ju? Jõudsime ära öelda, on ju? Jaa. Ütleme veel korra, ütleme kõik veel korra oma nimed või? No olgu. Jopska. Mäki. Kivikasju. Tšau. Et see, ega sa meile, ilma asjada täna siin külas ei ole. Kõik asja ka ja sa tegeled minu arust väga siukse huvitava, või ma ei tea, tähendab, aga kuidas see nagu minule paistab, tavaliselt läbi teleekraani näen mina seda maailma. Et sa oled modell. Jaa, täitsa olen juba, ütleme, et pool aastat olnud omas agentuuris modell, aga olen tegelenud rohkem või varasemalt ka paari projektiga. Davai. Ja... Oota, agentuuris, mis ütlesid? Et omas agentuuris Vektor, leiate mind ka nende koduleheküljelt. Vektor Model Management Agency. Ei, no see on normaalne. Vektor on agentuuri nimi. Jaa. Ja siis nende all ma olen olnud kuskil pool aastat, aga olen varasemalt siis tegelesin paari teise projektiga. Aga kuidas nad sind leidsid üldse?
kuidas seal see? Läbi Instagrami mulle üks siis nende allolev modell, üks tüdruk kirjutas, et hei, sa näed nagu täitsa, sa näed välja nagu modell, kas sa tahaksid siia agentuuri tulla? Ja siis ma veits uurisin, vaatasin, rääkisin temaga ja sain lõpuks agentuuri omanikuga kokku ja väga-väga lahe naisterahvas. Rääkisime temaga ja tundub, et sobisin. See on täiesti Eestis? Jaa, kõik on täiesti Eesti-sisene, enamasti Tallinnas. Ja. Mujal Eestis toimub ja ikka märgatavalt vähem. No jah, ma mõtlesingi, et see, et Pärnus nagu, ma ei tea, et ei kohta, ei tea, kes kaugeks jääb, ongi teleekraani kaugusele, nagu Jopska ütles. No Pärnu Postimees võiks ju tegelikult osta ju, või midagi võiks ju sisse lülitada minu arust. Moaeri näiteks, mingi Pärnu Postimehe Moaeri. Jaa. Why not on ju? Ja Tallinnas ja Tartus on nende see Tartu kaubamaja või siis Tallinna kaubamaja, et on nende moeartiklid. Meil vist Pärnus ei ole midagi, mis üle Eesti läheks. Ajakirjad, ja ongi moeajakirjad. Ei selles suhtes, et ma olen siin näinud Instagramis, telekas, erinevates reklaamides olen näinud. Oota, aga see leidmisprotsess, kas see siis nagu, sa teadsid seda, kes sind nagu leidis sealt või ta täiesti random scrollis su ette endale? Ta nägi mind mu varasemast projektist ja siis lihtsalt vaatas piltide järgi, vaatas, et sobin, tule. Okei. Aga millal see pisik või et see on nagu ka ju suke, vaata, sa oled tegelikult ju leibeli all nagu meie muusikamaailmas. Mul oli sama mõte. Jah, et sa oled leibeli all ja sa ajadki täpselt seda oma asja, nagu me ajame selle muusikas oma asja, et seda saab nagu analoogi. No enam-vähem, aga on rohkem see, et kõik, kes on selle siis agentuuri all, nad ajavad ikkagi suht ühte asja. Et seda, mis agentuur ütleb. Et meil on ikka nii, et öeldakse, et nüüd on vaja sinna minna modelliks või castingule, siis on see, et sa lähed ka. Aga selles maailmas on nagu independent nagu vabakutselisi ka on. Kas saab läbi lüüa või on see, et agentuuridel on nii palju võimu, ütleme, et nad otseselt ei nagu vähemalt ma olen siiani teinud ainult Eesti-siseselt, nii et ma ülemaailmselt ei oska rääkida, aga Eesti-siseselt nii palju otseselt vahet vist ei ole, nii palju kui ma enda kogemusest tean, et rohkem on ikkagi see, et agentuuridel on lihtsalt rohkem tutvusi. Et kui sul on enda tutvused, saad vähemalt Eesti-siseselt ka ise minna. Kontaktid, ongi kontaktid, jah. No jah, see musas on ka ju independentis on see, et nüüd ma pean täitma palju rohkem rolle ise, aina. Kõiki rolle pead ise täitma. No jah, et kui sul just mingit tiimi ei ole, aina. Aga see, aga kus sul see pisik nagu pärit on? Oskad sa seda ka kuidagi tuvastada või elu on? Ütleme nii, et rohkem siuke elu suunas. Algselt tundus väga ebareaalne üldse, et sellist asja teha või et jällegi kogu aeg räägitakse, et ära tee, et see ei ole nagu mõistlik nii-öelda pikas perspektiivis. No minu ema on rääkinud ju aastast 97, et see nagu ei ole, see musa asi ei ole nagu see, mis see male asi ühesõnaga, et see ei ole mingi õige asi, moosekandid, et kõik see sama jutt, aga vaata, et mõistan jah, nii, et aga siis mõtlesin, et mis seal ikka ju proovida või nii ikka, et ega see ju midagi tee ja siis hakkasin tegema ja kuidas läks hästi ja tegema hakkamine on, et sul tuleb idee, ma jällegi toon muusikaga paralleele, et mingi pill tuleb kätte võtna, aga mida sa nagu ja Pärnus, mida, kuhu sa lähed või mis? Esimese asjana sa sead oma sihid Tallinnasse ja siis või tegelikult tänapäeval on kõik digitaalne, et sa saad lihtsalt kodus teha pildid valmis, saadad ära kas agentuuridele või näiteks kui seda mingi moeshow toimub, siis disaineritele, paljud panevad üles ka casting call, et milliseid inimesi või keda nad otsivad, saadad oma pildid neile
lähed kohale ja eks nii sa vaikselt hakkadki tegema, et pead lihtsalt kohale ilmuma ja siis on juba nagu enamus tööd tehtud. Aga sind võeti nagu kiiresti seal vastu või? Ja esimese korraga, kohe kui läksin anti suurt leping kätte. Kas sul on siis loomulikud eeldused olemas või mida nad nagu üldse otsivad või vaatavad? Ja see on, paljud ütlevad, et sa saad mingi trenni teha või asju, et ennast ütleme, et muuta, et sa sobiksid rohkem, aga see on minu kogemuse põhjal, see on ikkagi 99% geenid ja siis see 1% on see, et kui sa tahad olla ka nendest nagu kõige parem. Aga 99% on ikkagi geenid, mida nad vaatavad, on lõuajoon, siis kõrvad, kuidas sellega see välja näeb ja siis et sa oleksid unikaalne. Sul peab olema nägu, mis jääb meelde. See on see X-värk ühe sõnaga siis nagu. Ja. Hinda Jopskat 0-10, no tema võimalust saada, lõuajoon on tal tugev, on ja päris hea. Kui pikk sa oled? 83. Siis sa ei saa kahjuks. Liiga pikk või? Ei, liiga lühike. Meestel, nii palju kui ma olen näinud, on miinimum kuskil 185. Mul küür seljas vaata, ma nagunii ei saaks. Aga aga nägu muidu, kuidas sellega nagu jäi? Liiguta oma kõrva juurest juuksed ära. Teisel pool. Ja, nii. On näha midagi? On kõrva näha või? Ma ütlen, et tegelikult tal on väga tugev selline lõuajoon. On? Jaa, nii et tal oleks täitsa... Suitsureklaami näiteks. Leek tuleb tagasi, ma hea meelega osaleks. Aga oleks täitsa potentsiaali. Aitäh. Pane mingi 1-10 skaalal ka, et süke esimene läbilöök, et no muidugi saame timmida ja teda veel. Ei, ma ütleks, et selline tugev 6, võib-olla 7. Võima, see on... Aga aitäh. Pikkus ja vanus tõmbavad kohe 0 ja miinusesse ära. Ja. Tegelikult, kui vaadata... Ambaid on liiga vähe. Kui vaadata väga palju modelle, kes tänapäeval igasuguseid reklaame teevad, sest tegelikult modellindus läheb veel eraldi, millega ma alustasin, oli rohkem casting, on modellindus ja casting, mis on siis reklaamid ja modellindus on nagu valkshow'd ja valkveid ja sellised asjad, et see on ka nagu hoopis eraldi teema. Aitäh, see on uus, kõik on uus info. Aga ütleme, et jah, et selline castingusse tehaksegi rohkem vanemate inimestega, sest see on ikkagi reklaam, sa tahad ju samaneda, relate'ida inimesega. Et siis ma ütlen, et seal on täitsa potentsiaali. Olen saadaval. Otsin tööd ikka. Otsin tööd, on saadaval. Ühesõnaga, aga ma tulekski nüüd selle teleka juurde korraks. Ja mina tean seda castingut ja kõike seda maailma läbi teleseriaalide. Ja läbi komöödiaseriaalide tavaliselt. Ja siis seal on castingu niimoodi, et minnakse mingit reklaamiks on ju kohale. No ütleme, et on vaja seal ma toon mingi näite filmist ema, isa ja laps on ju. Ja et on vaja seal mingid kuradi hommikuhelbeid reklaamida. Ja siis on nüüd seal mingi, siis on see kõik kohale tulnud sinna castingule. Ja siis seal keegi hakkab õõnestama, vaata, seal mingi läheb, mingi lapse nutma, vaata, siis ühesõnaga, et kirjad ühte sihukest castingu ooteruumi sihukest seda, et on seal nagu palju kandideerijad või kõik käib see kuidagi teistmoodi? Ei no tegelikult ma oskan ainult enda kogemusest siin Eestis rääkida. Räägigi ainult enda kogemust. Aga nagu sellist asja ma ei ole küll kunagi kogenud, et ma pean kuskil ruumis ootama, et mingit castingut teha. Et mul on ikka nii olnud, et kas agentuuris koha peal või kodus lihtsalt filmin, ütleme, et reklaamide jaoks siis just filmin, öeldakse mulle mingi stsenaarium ette ja siis mis on tavaliselt äkki 2 lauset, 3 lauset ja pean kuskil minutilise klipi lihtsalt filmima, et kuidas ma kas selle tegevust teen ja saadan ära selle kõik jällegi digitaalselt, et siis nad vaatavad läbi, teevad paar vooru ja valivad, et kes on kõige parem nende jaoks.
okei. Aga nüüd modellinduses on casting natukene teine ja nüüd just selline valkshow'de disainerite jaoks. Valkshow on siis see, kus sa käid seal sellel, mis laval nii-öelda siis. Ja disainerite jaoks sellal ma mõtlen nagu e-poed, et nende jaoks casting on tavaliselt see, et sa teed endast kõige uuemad pildid, ka siis eest ja mõlema külje pealt. Ja walkshow'de jaoks või catwalkide jaoks on ka vaja, siis sa pead kõndi esitama, mis ongi kaamera seisab sul ees lihtsalt, kõnnid kaamerani, tagasi kaamerani ja saadad selle video ära, nad selle põhjal hindavad. Tavaliselt sellele järgneb kas siis päriselus või läbi veebiteenuse kohtumine, kus nad küsivad küsimusi ja tahavad kõike seda uuesti näha ja öeldakse siis kas jah või ei. Okei. Lähme veel peenemaks. Mind on nagu kogu aeg, ma olen vaata, kuna mingid moekanalid on telekas, on ju. Fashion TV on. Fashion TV. Ma vanasti nagu vaatasin mingi periood, ma ei tea, kas keegi mingi heliprodutsent või keegi jõle häid tiippausi lugusid pani sinna taustaks, kui need tulid seal. Selle pärast nagu ma jäin seda lugu kuulama, on ju, siis ma nägin. Otsisid lugusid. Ja siis põhimõtteliselt. Ja siis ma nagu vaatasin neid modelle, nad tulid. Neil oli nagu kõigil natukene niisugune erinev stiil, mingid pöörded ja kuidas nad mingit asja nagu seal teevad mingid neid. Kas see on kuidagi nüüd mingisugune nagu sinu enda välja kuidagi stiili timmida või on see kuidagi ette öeldud? No tegelikult see sõltub 3 asjast. Esiteks ja kõige tähtsamalt disainerist, mida tema tahab, et sa teeks, sest see on ikkagi ju tegelikult tema show, sina lihtsalt kannata riideid. Teiseks koreograafiast, et kuidas on ette antud, et sa pead sinna minna või mingit moodi kõndima. Ja kolmandaks siis, kui palju sa oskad, sest ütleme, et kui sa tahad midagi teha, aga see ei tule sul lihtsalt nendes riietes välja, siis nagu less is more. Ja, okei. Aga kuidas sa treenid, kuidas sa trenni teed või kas sa teed? Ja, või kui sa teed üldse? Just nagu seda siis. Ja üldse nagu, kuidas sa nagu skilli aretad seal või kuidas paremaks? Lihtsalt pead sündima. Aga on seal nagu selles suhtes mingi, vaatame igast Ameerika supermodelli saated ja mingid asjad on ja. Aga nemad vist seal juba on modellid on ju ka mingil määral. Ja paljud on see, et tegelikult paljud, keda ma tean, on kohe alustanud juba väiksena mingi modellindusena, vanemad on kuskile pannud või midagi. Ma ise nagu ei ole varem millegi sellisega tegelenud. Ja ma ei tea, kodus lihtsalt vahest mõtlen sellele, võib-olla mida soovitati, mis on väga tähtis just suuremate e-poodide asjade jaoks on see, et oskad positsiooni kiirelt vahetada ja teada, et mis on su nagu tugevad küljed, millise külje alt sa näed hea välja ja millise mitte. Et sa pead lihtsalt ise ennast teadma ja see on tegelikult kõik, mida nad sult küsivad. Et pead olema enesekindel. Oota, aga Eestis oli ka mingi hetk mingit Eesti otsib modelli või mingid supermodelli. Kindlasti on mingid võistlused selle. Kas oled tutvunud nende teleseriaalidega või? Eriti ei ole tegelikult. Kas see on fake ass shit või ma mõtlen just seda, kuidas suhtud, et see on No ma arvan, et kui Eesti otsib supermodelli, siis Eestis on tegelikult, mis kõige rohkem supermodelle ju selle rahvastiku arvu põhjal. Meil on ju tippmodellid tegelikult ju. Karmen Kass, kuradi titt. Meil on tegelikult väga palju suuri modelle Eestis, et ma ei tea, miks nad otsivad. Karmen Kass, Kivi Kass ju. Valiga üks. Millalgi oli Eesti saade, mis on võib-olla aastaid tagasi ka. Võib-olla lapsepõlvel. Ma ei tea ka. Sorry, nii on nagu, selles suhtes, et eilsest alates on minevik üle jäänud. Oota, aga ma tahtsin, mul oli veel spetsiifikat. Kas naismodellid ja meesmodellid, vaata, see on see catwalk või kuidas see nüüd on, siis on ju. Et kas see ka erineb või kuidas sellega on? Ja meesmodellidel üldse kõik modellindus on nagu palju kergem. Laadnam, sest meestel on kõige tähtsam see, et sa oled enesekindel.
kui sa kõnnid enesekindlusega, siis nagu siis töötab. siis kõik töötab. Aga naistel nad peavad, kontsades, kui nad peavad, neil peab tavaliselt kas mingi puus liikuma, neil on jällegi palju raskem see terve protsess, et nad tavaliselt naistel vaadatakse ka rohkem kaalu. Kõik ja suure jah, et vanust. See on õige, aga üks korts võrdub. Ei tohi küsida. Korts võrdub natt. Ja aga meestel enesekindlusest ja naturaalse välimus ja sellest piisab. Millised su lemmikud nii-öelda tööotsad on praegu või niisugused, mis on nagu kõige lustikamad? Jah, ja ma korra veel täiendaksin seda, Mäkki seda, kui sul üldse jäi meelde küsimus. Ma proovin ise meelde. Jah, et see, et kumba sul nagu rohkem endal meeldib teha just nimelt kas seda reklaami poolt või siis seda nii-öelda pärismodellinduse poolt, et läks siis küsimusega kokku niimoodi? Sama, täpselt sama. Et mulle endale meeldib rohkem seda päris modellindus poolt teha, mis on ka põhjus, miks ma läksin agentuuri. Ma ütlen päris modellindus, teil mõlemad on modellindus lihtsalt. Ma mõtlen rohkem nagu, kus sa täpselt, kus on catwalkid, kus on nagu see pool, kui see, et ma olen mingite suurfirmade reklaamides. Vaata, siin ongi see on live. Ja teine on stuudios loo tegemine, põhimõtteliselt on reklaam, on loo tegemine ja poodiumil käib, on live nagu. Et saab vist niimoodi, kui tegelikult võrrelda. Ma arvan küll. Okei, nüüd läheme veits isiklikumaks. Et kas sul on ka mingisugused piirid, et kui näiteks alasti sa oled või seal nagu... Ma valisin ka agentuuri selle järgi, et nad on ikka sellised, et kui sa ütled ei, siis nad ütlevad ka kliendile ei ja et nad ikkagi nagu hoolivad ja ei taha vastu võtta selliseid tööotsi, mis ei sobi või ühesõnaga. Jah, mis nagu rikuvad, mitte ei riku mainet, aga ütleme, et võib-olla ei näe kõige paremad välja. Kuigi, kui on mingi suur firma, mis iganes Louis Vuitton ütleb, et hei, tule nüüd ole meie uutes bokserites, siis sellistele küll ei ütleks. Ei saa öelda ei, jah. Ütleme, et ikka nimi ja raha hakkab ka rääkima. Raha hakkab üks hetk rääkima, aga ütleme, et muidu selliseid isiklikult ei ole teinud ja ma ei usu, et veel teen ka. Minu pealiskaudne nägemus ongi see, et Louis Vuitton ongi ju mingi top on ja, et isegi over the top võib-olla. Jah, et kuidas sa ütled neile ära, vaata. Ei siis sa pead minema ju sinna paratamatult nendel hetkedel sinna hetke tagasi, kui sa võtsid vastu otsuse, ma tahan seda asja teha, et siis tekib küsimus, et on jah. Aga kas on mingisugused konkreetsed brändid sinuga ka tahtnud mingit, ma ei tea, pikaajalist koostööd teha või läbi on tulnud mingi, et läbi ilma agentuurita või kas üldse tohiksid või mis asja? Vaevalt vist. Ütleme, et ilma agentuurita ma võin küll diile teha, aga nad võtavad ikkagi nagu protsendi, sest ma olen ikkagi nende agentuuris. Sest nende nimi on alati siin minuga nagu seotud. Nad hoolitsevad ja kastavad siin selles suhtes. Aga ütleme, et pikaajalisemaid kliente mul on olnud ainult üks hetkel, mis on siiani üleval, on see McDonaldsi reklaam. Ja, seda ma nägin. Ja, aga pikaajalisema kliendi all ma mõtlengi rohkem selle, et meie leping on nagu pikk, aga rohkem asju ma nende jaoks vähemalt praegu ei ole plaanis teha. Vaata, kas see McDonald's on tõenäoliselt kõige kuulsam bränd, kellele sa oled teinud. Sellest ei ole kuulsamad. Ma ei tea, kas kuulsamad saabki üldse olla. Ütleme, et siieni, aga oodake ainult natuke veel. Suured asjad on tulekus. 2026. Oodake jaanuari lõppu ja siis vaadake mu Instagrami, siis näete. Olgu. Me vaatame ise ka, ausõna. Mina vaatan kindlasti. Mis see jaanuari alguses tuleb Instagrami? Jaanuari lõpus. Lõpus tuleb hakata vaatama okulaaatoritega sinu Instagrami suunas. Täpselt nii, jah.
oota, aga kui palju sa seal Instagramis üldse, ma ei tea, milline see leht on, palju sa seda lehte seal kureerid või feed'i või mis sul seal üldse on või on? Mul oli seal igasugust teemat, aga nüüd ma olen paar, ütleme, isiklikku postitus, näiteks fännipildid räpparitega asju olen üles jätnud, aga enamasti ikkagi on seal mu modellindusega seotud pildid või nagu, mis aitavad sellega kaasa, et annavad võib-olla mulle isiksust või näitavad ka kliendile, et hei, see olen mina, vaata, et nagu võta mind. Internetis on ju kõige lihtsam kliendil, et mine alada kontot, vaata kõige kiirem, seal peab ju kohe mingisugune asi olema. On see on nagu portfoolio või? No põhimõtteliselt suht tegelikult jaa, muidugi selle jaoks on ka agentuuri lehekülg, et kui sinna minna ja siis sealt näeb kõikide varasemaid töid ja pilte. Aga klientidele meeldib ikkagi kas isiklikult ühendust võtta läbi Instagrami või siis lihtsalt vaadata, et hei, et kuidas inimene on, millest ta postitab ja et kuidas ta meie mainel on. Et maine loeb ikkagi tohutult selles äris. Jaa, nõus. Luukeresid välja tuua. Ai. Jaa. Et see, ma tahtsin seda veel küsida, et kas mingitel reklaami või mingitel töödel on ju kindlasti on vaja sinust pilti on ju ja mingitel on ju videot on ju. Et kumb nagu keerulisem nagu teha on või et ja mitu 100 või 1000 pilti tehakse või ka, et kui raske ühe niisuguse töö tegemine nagu on või saad sa nagu selgitada seda köögi poolt? Saan ikka, ütleme, et kui sa mõtled, et mul on vaja, kui sa mõtled, et mul on vaja mingi castingu jaoks teha pilti või videot, et siis selle üks põhjus, miks ma ka teen rohkem seda valkshow modellindust ja ütleme, et disaineritele näiteks e-poed ja värki on ka sellepärast, et reklaamide jaoks casting võtab tohutult aega, kuna see on ikkagi, sa pead mitu korda selle läbi tegema, sa pead harjutama varem ja on palju suurem ressursikulu. Jah, täpselt. Et versus siis, kui on siis nende valkshowde jaoks vaja lihtsalt kõndida ja endast paar pilti teha. Ja kui sa mõtled nüüd, et näiteks e-poodides palju on pildid, siis tegelikult need lähevad suht kiired, sest modell peab ikka, nii et ütleme, et fotograaf teeb 1-2 pilti, teeb 2 klõps ära, sa vahetad kohe poosi ja või siis disainer ütleb stopp, järgmine asi, tuleb kohe peale, jälle 2 klõpsu ühes poosis, 2 klõpsu teises poosis, järgmine asi ja niimoodi tegelikult läheb päris kiirelt läbi. Okei, aga see tähendab seda, et sul peab olema, sa iseennast ju ei näe, on ju, sellel hetkel, kui seda pilti tehakse. See tähendab seda, et sa pead siis olema nii enesekindel, et sa suudad ette manada, millist näopoosi või millist ilmepoosi sa teed ja sul näolihased kõik kuulavadki sinu seda sõna siis. Et see, saan ma õigesti aru? Jaa, et sellest ma ka enne mainisin, et mida sellel siis nii-öelda businessis vaja on, ongi lihtsalt see, et sa pead olema enesekindel endas ja enda välimuses, et mida ka kindlasti, kui sul on hea agentuur, ütleb sulle palju, et ole enesekindel, sa näed hea välja, et nagu see on väga tähtis, eriti kui sa oled mingi suure kliendi või disaineriga, nemad ootavad, et sa tead juba, et sa näed hea välja, nüüd tee nii, et nende riided näeks veel paremad välja. Et see on nagu väga tähtis. Okei, ja nüüd seda sa vist tegelikult ei saa rääkida. Ma küsin ikka, mis nendest riietest pärast edasi saab, kui sa oled need ära kandnud? Pildistanud. Või ühesõnaga ütleme, et näiteks seesama pusa praegu sain ma pärast pildistamist endale. Disainer Hannes Rüütel, olen ta sügishooaja nägu. Leiate ta Tallinnast Telliskivilt, Loome tänavalt, olen igal pool ta poes ka piltidel. Ta on täitsa enda pood ja täitsa enda pood ja olen ka Tallinnas plakatitel. See on siis nagu umbes nagu mul on, jah, on jah. Hõimbränd on siis... Mina olen Hõimbrändi üks see on klient lihtsalt. Klient tavaline, prosta klient, ma tahtsin ennast tähtsaks teha, aga thanks tõmbasid õigeks asja.
aga ja muidu siis puhastatakse ära ja tavaliselt kas pannakse müüki või jäetakse, et kui tahetakse veel pilte teha, jäetakse mõnele teisele modellile, et nüüd tema pildistab nendega, aga ütleme, et ikka puhastatakse ära mingi täitsa deep cleaning ja siis pannakse müüki. Okay. Kuidas see, pole väga, palju Pärnus modelle on üldse peale sinu? Tegelikult ikka on. Okay. Vähemalt minu tutvusringkonnas ma tean mõnda, aga ma ei oska sulle absoluutselt rohkem öelda, sellepärast, et ma ei ole üldse kursis sellega. Mina tean ainult enda agentuuri ja paari inimest oma agentuurist ja see on suht kõik, et ei ole ennast eriti kursis hoidnud, sest ma tunnen, et selles maailmas ei ole see eriti hea, kui sa sellist kogu aeg teisi jälgid. Pean iseenesekindel olema enda asja ajama, et mis ma vaatan, mida need teised teevad. Ma just mõtlesin, et see pole eriti nagu levinud Pärnus, et või kuidas su eakaaslased või on sellesse suhtunud sellesse ametisse või kuidas see attitude on sealt poolt? Siuke enamuste poolt ikka, et nagu, ma ei tea, su chill, et lahe asi küll, et aga eks kõik teevad midagi. Ja. Et siuke. No me oleme isegi suht konservatiivses kohas on ju, me alles siin kasvuraskused meil siin ühiskonnas ja üldse riigis ja poliitikas ja whatever on ju. Aga mina tahan seda ära seletada, et see ei ole siin mingisugune imelik eriala või mingisugune, mida peaks nagu kuidagi häbenema või kuidagi nagu ülevalt alla vaatama või kuidagi nagu maha tegema, sellepärast, et iga inimene tahab riietes ja välja näha, kuidagi moodi peab need riided ette näitama, et millised nad võiks seljas olla ja selleks ongi vaja sinu töökohta, et see on täiesti normaalne. Ma saaks aru, inimene, kes riidid ei kanna, tema võib öelda, et see on mingi kuradi mambo tšamba vaata või aga see inimene, kes aluspüksid endal jalga paneb, on juba kaasatud sellesse maailma ja kui sa tahad endal mikrole nahju, sulle meeldib tegelikult sealt kuradi Electroluxist vaadata neid kuradi, kui uhked masinad müügil on, et sa saaksid valida, milline sinu leibkonna kõige paremini kokku sobib. Kuigi isegi see paljastüüp, siis isegi talle on kasulik, kuna mida paljud disainerid teevad, on see, et nad teevad ikkagi kunsti, et see on ikkagi ka natuke show business, et mõned disainid ei olegi mõeldud just ütleme nii, et tavarahvale kandmiseks, vaid ikkagi showna ja kunstina. Kartuli tidutama nagu ei lähe siuksele. Ja täpselt, aga ongi show formaadis ja ise tegin alles hiljuti nüüd Tallinn Fashion Weekil Karl Kristoff Rebase show'd Broken Cashmere, tema kõige viimast piisi ja see oli ka rohkem siuke see on ikkagi kunst, mitte et sa kannad seda iga päev. Vaata, siin ongi mina vana moekuru nagu ma et ju moe ju just nimelt sellist, mida tavarahvas ei kanna, on ju, et see ju üks siuke moe, ütleme selle maailma siuke, see ongi ju visioon nagu tuleviku visioon, vaata, et on orienteeritudki sinna future, vaata. Et samamoodi on ju vaata need autotootjad teevad vaata mingi futuautosid, mingid visiooni, millised nagu võiks tulevikus asjad välja näha, vaata, et see riietus ka kindlasti on teenäitajaks nagu on ju, et või Ja osad küll, et see tõesti tegelikult olenebki nii palju disainerist, et kuidas kellegi enda visioon asjast on. Et see on väga selline... See nime, kes sa viimati ütlesid... Karl Kristoff Rebane. Jah, tema ongi selline, rohkem teeb sellist artworki või teeb sellist praktilist disaini ka. Ta teeb mõlemat, et sa leiad kindlasti mõlemat tema disainidest ja riietest, et ta on juba mõnda aega teinud ja minu meelest väga lahe inimene, et ta disainid on väga huvitavad. Okei, me ei tea palju nagu seda modellirahvast on, aga seda sa saad küll palju disainerid Eestis, et kuidas sellega lood on, et ühte asja sa kannad, et kas sellega on hästi Eestis? Tegelikult on.
Alati võib rohkem olla, sellepärast, et kunsti ei ole kunagi palju, aga tegelikult neid on ka ikka paar tükki. Suurem probleem on see, et neid võib olla küll, aga poed võtavad ikkagi ju suure brändi tooteid kohaliku disaini vastu ja paljud lihtsalt võivad alla jääda selle tõttu, et mitte, et neil oleks kuidagi halvem toode või halvem kvaliteet, vaid lihtsalt halvemad tootmiskulud. Kapitalism lihtsalt närib katki need väiksed, lihtsalt midagi pole teha. Lihtsalt bränditooted müüvad paremini, sest kuulus nimi. Ja selle peale brändingu peale ongi kogu see asi ju püsti pandud. Eks selle jaoks on ka modelle vaja, et näitaks, et see bränd näeb nii hea välja. Tule nüüd osta. Jah. Martin, me oleme sunnitud muusikasse minema, muusikuttu rääkima, aga ennem ma küsiks, et palju sul üldse tööd on praegu selles vallas? No tegelikult ikka on olnud. Suht hästi läheb ja nagu ma enne juba mainisin, et küll lähiajalt tuleb või lähiajaks, aga läheb veel paremini, et ainult tuleb ja ma ütlen, et jääb tulema ka. Ega siin tuleb ainult teha ja saada ja siis ei peata miski. Mitu korda nädalas Tallinnas pead käima? See nädal ei ole veel ühtegi korda pidanud. Tavaliselt 2-3, aga oleneb ikkagi tööst. Vahepeal pean hoopis Tartus käima. Aga on ka seda, et kuule, täna kas tuled? Et mingi SOS kutsed? On küll, tihti on see, et või no mitte tihti, aga ikka on juhtunud ette, et öeldakse kas üks õhtu ette või sama hommik, et nüüd on vaja, tule ja midagi üle, kui peab minema. Ja no sa eile meid otsid korra on hold, vaata. Võib-olla lähen, võib-olla ei lähe. Et see ongi, et ei tea, et kõik oleneb, kuidas jällegi agentuur ütleb, et tegelikult nii kaua selles äris ongi see, et nii kaua kui sa neid kuulad, kui sul on nagu reaalselt hea agentuur, siis ei saa midagi valesti minna. Aga kuidas see siuke nagu elu siuke kuradi ekseldatus, et ilus hommik mõtled, et täna lähen Pärnu kurat chillima ja siis tuleb kõnet davai, et õhtuks pead olema Tartus. Et sobib sul nagu see nagu okei on või on see nagu ka kuidagi nagu see töö valu või kuidas? No tegelikult see lihtsalt tähendab, et mul on hästi palju mitte statsionaarset vaba aega, et ma liigun kogu aeg ühest kohast teise, aga mul ei ole midagi teha suht nii kaua, kuni ma jõuan sinna, kuhu ma jõudma pean. Et see on vahest natuke igav, aga ma proovin aega sisustada. Muidu on suht nagu... Millal küsimuse teist pool? Ma küsin, millal sa Tallinnasse kolid? Issand. Mul on seda soovitatud, aga ma arvan, et selleni on veel aega. Pärnu on liiga kodukoht ja... Sa ei võta seda kui takistust praegu? Nagu, Eesti on nii väike, ma saan ju ühest eestusest teise bussiga minna, et mis ma siin sinna kolin. Sul mingisuguseid otsi vähemaks ei võta, et oled natukene eemal või sa ei tunne? Tegelikult eriti mitte, mul võib-olla läheb vist kauem aega, et kuskile jõuda, aga rohkem on see, et siis võib olla rohkem oma taskus peab võib-olla mingi bussipileti rohkem maksma ja värki või midagi sellist, aga muidu nagu tavaliselt ikka, ma ei tea, disainer või agentuur maksab kinni ja see on siuke, et ikkagi nemad töötavad ka selleks, et ma saaksin minna ja siis nad teevad kõik, et ma saaks minna. Kahepoolne see. Ühesõnaga mul tuli ka meelde, selline siuke vähese ette teatamisega töö ei tee sulle liiga ühesõnaga, vaid see on huvitav ja me unustame selle ära, mina ennekõike, ma ei mäleta, milline noor olla enam. Või kui ma saan oma noor, siis suva, kui pikka kaua sa kuhugi minema pead. Ei, absoluutselt. Täksu täis terve maailma valla ja siit ma tulen, kurat, et mul on praegu 40, jääb seda vähemaks. Aga kas sa oled nagu välismaal ka käinud või kuidas see? Veel ei ole.
aga jällegi oodake nüüd uut aastat. Tuleb ikka see, jah. Ja siis ma lähen, ma võin nii palju öelda, et siis ma lähen ja... Pildid on juba tehtud. Pildid on tehtud ja lausa lepingud on allkirjastatud. Ja riiulile on väike kohaka jäetud mingiks tuleviku auhinnaks. No võib ka nii öelda. Et okei, aga kas... Mina usun, et sa võidad. Aga kas sa võtad seda ametit, kas see on nagu loominguline sinu jaoks või kuidas sa nagu suhtud sellesse? Ma suhtun sellesse tegelikult nagu suht töösse, et proovin ikkagi sellel alal olla nagu professionaalne, et ma ei võta seda, ma arvan, et kui ma võtaksin just seda liiga nagu loominguliselt ja vabalt, siis võib-olla ei tuleks kõik nii hästi välja, sest mõtted on mujal, et ikkagi seda tehes keskendungi selle peale, et nüüd mul on vaja mingi see kõnt teha, sellised pildid teha või mõtlen, et disainer tahab sellist väljavaadet anda, nüüd ma proovin sellistele asjadele mõelda, et ikkagi oleks nagu... Aga sa võtad see, mis sa teed, et see on looming või... Töö lihtsalt, okei. Jaa, rohkem nagu lihtsalt töö, et ma ise olen rohkem selline, ei ole päris, mida moemaailmas tavaliselt oodatakse, ütleme nii, et igapäevaelust, et ma võtan seda rohkem nagu töö, kui see, et ma olen selle skene osa. Näitlejatel ma tean, et on mingid nõuded, et nad ei tohi seda teha ja nad ei tohi toda teha. Kui palju sulle nagu ette, näiteks, et tahaksid juuksurisse minna, aga ei, meil on neid juukseid vaja. Ja juuksuriga on küll see, et nii palju, kui nad ütlevad, nii kuidas nad ütlevad nagu tegelikult võib väga palju ise teha, aga tähtis on just mul lühikesed juuksed. Ma alles ka käisin agentuuri poolt või alles 6 aega tagasi käisin agentuuri poolt määratud juuksuris ja mul kasvasid lihtsalt nii kiirelt tagasi, et nüüd pean uuesti kohe minema. Et ja tatoveeringuid ei või teha, või tegelikult võib kõike teha, agentuurile tuleb teatada. Jah, täpselt. Ja niikaua, kui sa seda teed, ei ole mingisugust probleemi. Et võib-olla mõni, ütleme, et hästi suur bränd on keegi, kes ei taha, et sul oleks mingi kindel tatoveering või midagi, aga tavaliselt ei ole see probleem olnud. Et Krist ei tasuks ikkagi igal poole teha. Kuidas nende prillidega on? Ma Mäkki nägin siin juba, tegi õhuprille, vaata, juba Four-Eyes, vaata. Ja ma mõtlesin tegelikult Mike Tysoni tatokat. Et kas siis on kohe enneaegne leping? Okei, see võib-olla on midagi sellist. Üllatused lähed agentuuri, tadaa! Surprise! Prille ei tohi kanda nagu selle, ütleme, show ajal, kui just ei ole disaineri poolt antud prillid. Või Norman Optical ei tee seda või Eagle Visionil ei tee just, nagu. Sellepärast, et ikkagi kõik prillid on mingi brändi oma ja siis sa oled ikkagi seal ju enda disainerit näitamas, mitte seda brändi. Et ma tean, et paljud kannavad läätsi, kuigi ma ise ei tee seda, sest mul on olnud tööd, mis vajavad, et ma paneks mingit värvi läätsed. Ja siis sellega on see, et kui mul oleks endal läätsed, siis see oleks väga ebameeldiv protsess. Davai. Mul ei midagi veel, aga just läks... Kas sa ise ka midagi disainid või mingit sellelaadset? Ei, ma ise ei tegele üldse sellise loova kunstiga momendil. Et võib olla kunagi tulevikus, aga veel ei oska küll täpsemalt öelda. Aga kes sind riietab? Sa ise riietad ennast, on ja? Ütleme niisugune tsiviilmaailmas, ütleme tavaelus, et... No... Või on see... On see oluline üldse? Kurat, ma arvan, mina ise ja kõik, kes mu ümber. Ütleme, et keskkond. Sest minul ostab proua, ostab mulle riided nagu. Ja vanasti ostis ema ja õde, särke näiteks ja mingid siuksed uued sokid jälle.
kui sa modell oled ja mingi disaineri jaoks, kellel on näiteks mingid väga kallid riided või siis pilte teed ja sul on kas soeng või meik peas, siis on küll see, et sind ka nagu aidatakse riietuda, sest see meik tavaliselt võtab 3-4 tundi, vahest küll kiiremini, oleneb ka tööst. Ja siis juuksed võtavad ka aega, et siis aidatakse küll tihtipeale selliste asjadega. Ma pigem mõtlesin seda, et vaata praegu sul siuksed riided seljas, et kas see tuleb ka kooskõlastada kuidagi või see nüüd vaba aeg ja seal sa võid väljendada nüüd iseennast. Ütleme, et kuna ma võtangi seda rohkem tööna, siis ongi see, et kui ma olen tööl, siis ma kannangi seda, mis mulle öeldakse, et nad ütlevad, mis ma teen, nii ma ka teen, et ei ole nagu mingit küsimust, aga vaba ajast ma olen mina ise ja teen, mida mina tahan, mitte mida nemad tahan. Aga ega Instagramis on sul ka mingid nagu tingimused nende poolt, et kuule, ma ei tea, mida sa sinna võid panna või on sul nagu olnud olukord, et kuule, see ei sobi või ma ei tea? No Instagramis nad jälgivad seda, et sa postitaks, et sa mingi, kõik mis teeb mainele halba, kui sa teed kas enda mainele halba, mis juba teeb nendele mainele halba või otse nende mainele halba, et siis sellised asjad ja poliitiliselt ja kõike seda, et neutraalsust hoida, et ei ole vaja ju ühtegi poolt torkida. Et täpselt samamoodi, et nad jälgivad nii postitusi kui näiteks contenti, mida ma olen like'inud näiteks Instagramis. Et siis, et seal ka peab vaatama, et väga ühele poole radikaalseid ideid või mida iganes, et ei laigiks mitte, et ma nõustuks nendega, vaid lihtsalt vahepeal on naljakas, ei märkagi, et seal nagu täiesti teine ideendo taga ja siis pärast pärast on see, et kuule, et ma ei tea, et see on vähe veider vaata. Ja kõigest annad tänapäeval tegelikult pookida suht kõigele kõike külge vaata, et ei tasuks nagu et aga kui oluline, ütleme niimoodi, et see mingid ebakvaliteetsid pilt üles paned, et see on fookusest väljas või on mingi kõverus on ühesõnaga seal mingi et mis ei sobi. Kas see on nagu oluline või ei ole? No kui ma just neid kliendile ei tee, siis tegelikult ei ole, et see on ikkagi muidu see on ju ikkagi nagu minu kasutaja, et kõik, mis ma pean, või otseselt ka ei pea, aga mis oleks väga hea mulle kui modellile, kui ma panen, on see, et tööd, mis ma olen varasemalt teinud ja kõik sellised asjad, aga muidu otseselt ei loe, mida ma sinna postitan, nii kaua kui see kellegi mainele halba ei tee. Et ma ise olen lihtsalt valinud, et mul oleks võimalikult professionaalne kasutaja, et ma saaksin võimalikult palju kliente ja töid, et ikkagi proovin seda tõsiselt võtta. Väga mõistlik, väga õige. Kui palju sa ise näiteks, kui mingit reklaami või mingi sellist tööd, et kui palju nagu sa saad seal koha peal ise ka veel midagi nagu mingid ettepanekud teha või kas arvestatakse või kuidas see või sellega on nagu? No see on jällegi nüüd reklaami osadel ja siis ütleme, et e-poe pildid ja sellised asjad, et see on erinev, et reklaamides on ikka nii, et sa lähed kohale, sa võib-olla saad enda poolseid väikseid soovitusi, et kuidas sa mingit asja teed, aga sulle öeldakse ette, mida sa teed. Aga e-poodides on see, et kõige tähtsam on see, et sa oleksid oma naturaalses olekus, et sa ei prooviks seda asja teha, vaid sa lihtsalt teeksid. See nõuab suurt pingutus. See nõuab, vaata see ongi see X-reisk, et meil oli Jopskaga üks selline pildistamissessioon, kus mul oli mingisugune ideed olid mul onja. Mäletad Jopska särgi? No mul olid mingid ideed, kuidas nagu juhendada, aga nagu me sattusime, meil oli sein ees, meil oligi nagu see, et meil oleks vaja inimest, kes aitaks sellel Jopskal seda keha nagu öelda, et nii on nagu õige vaata. Mina ei saa, ma olin nagu täiesti, kahekesi nagu mõni hädas olime seal. Pilla-palla, väga head pildid tulid lõpuks. Ma olen minu arust ka, aga oleks vaja sellist professionaalset juhendamist, kuule. Või siis just seda, millest täna Eestis kõigil jääb vajaka millegi pärast. Kõik tunneme puudust ja seda peaks rohkem.
Jano, sa oled väga tubli, sul tuleb hästi, vaata. See, nagu sa ütlesid, et noh, et enesekindlust aitab, et sa paned vingelt ja panegi nagu, et kui sa praegu ütled, ma olin ikka kehv selle koha pealt ka, ma ütlesin, tere, ma ei tea, ei tule välja. Tule siit ära. Ja oli tõesti, ma olin halb. Ei olnud, selle päeva parim oli. Sa räägid, aga outcome oli nagu, me oleme rahulise, vaata, et see oli päris hästi, nõudis meilt pingutust. Ja, aga see ongi raske töö tegelikult. Aga mis ta nagu ütles, oligi see, et sa pead sinna minema olema nagu naturaalselt, aga see ei ole nagu kõige lihtsam asi, et sa see nõuabki pingutust, vaata. Nõuab väga kohalolekut. Et nüüd olla naturaalselt, kuigi sa, eriti kui sa ei oska, siis on kramp peal. Ma võin saladuskattal öelda, et ega keegi ei oska, kõik lähevad ja teevad. See ongi oskamine, et sa... See on igal asjal nii. Jah, et keegi ei oska, kõik läksid, tegid ja tuli välja ja vaata, see ongi kõik. Jälle paralleel muusikamaailma, et me kohe hakkame siin vastu ühte lugu kuulama. Loodame. Et noh, endale tundub on ju ühtepidi, aga teistele tundub teistmoodi, et enda halvim töö omast arust võssa läinud töö millegi pärast nagu võib väga meeldida. Mis on mõned sinu arust tunnustust vajavad Eesti disainerid? Ütle mõned, name dropi ka midagi näiteks, kui sul on sa saad nagu enda lemmikud või mingid lihtsalt... No ma ütleks seesama Hannes Rüütel. Sa ei saa ütlemata jätta. Siis Karl Kristoff Rebane, siis loomulikult ka Hõim Brands. Aha, underground stuff ka ikka. Õige. Ja nüüd ma ütleks, et Racer Worldwide on ka see suur asi, on ju? Ja olen ka praegu nende Instagramis ja veebipoes, et leiate minust paar pilti. See on ka ikka ju suur asi, Racer, ma olen nagu kuulnud. No ja nad täitsa teevad, et kas see on Eesti? Nad Eesti bränd, Eesti poisid hakkasid tegema, aga see on nagu ülemaailmseks läinud. Okei. Kõva. Väga. Ma pole kunagi süvenenud, ma olen näinud seda nime, aga niimoodi on see asi arenenud. Et nii palju tegelikult, kui ma ise ka tean. See on mingi streetwear asi, on ju, vä? Jaa, ütleme, ta ongi sellised laiad teksad, siuke väga uue kooli, vana kool. Kõlab täiesti loogiline, nagu ma ei mõnita. Nagu. See ongi niimoodi. Ma saan aru. Ja saab olla aeglane, kiire rütm saab olla. Saab. Täiesti nõus. Meil on ühe bändis ka, ongi stiil on aeglane, kiire. Jah. Okei. Nii. Kas me teeme mõned Instagrami küsimused? Vabalt. No. Või on midagi, millest sa tahad nagu, kus me ei peatunud pikemalt või midagi või... Ma arvan, ma kuulan neid küsimusi ja siis, kui pärast neid veel midagi jääb. Aga me saime minust päris palju ju tegelikult teada, päris palju, siiani oleme päris palju teada saanud, et väga lahe. Nii. Ma proovin leida need siit. Ega nad ei... No võib-olla mõni teab, et sina oled siin, aga vist nagu sinu nime me ei maininud, kui nad küsivad, et nad tulevad enamalt anonüümsele. Okay. Lihtsalt, et modellile kirjutasime sinna. Kas modellina töötades saab naisi rohkem? Võt seda me ei puutunud. Me ei puutunud absoluutselt seda. Väga hea küsimus. No ütleme see, et paljud kohe ei usu, kui sa ütled, et sa modell oled, aga ega see halba ei tee. Et see on siuke ja ütleme nii, et tegelikult kui sa mingeid hästi suuri brände teinud ei ole, siis ega neid nii palju tavaliselt ei huvita ka. See on ka lihtsalt tiitel, mida keegi andis kellelegi. See on linnalegend, vaata, nagu nendel muusikutelgi, trummaritel pidavad, noh, ma ei tea, ma küll ei oskaks. Aga oled sa nagu proovinud, et nagu vaatad, et no, ei ole huvitatud sinust, aga minu küsimus on see siis, ennem oli keegi küsis, et kas saad rohkem naisi modellina, aga kas sa oled kasutanud ka ära, et proua ei ole huvitatud, siis tood välja oma jokkeri, ütled, aga ma olen modell ja kas on toiminud? Kas see move on toiminud? Ei ole toiminud, aga nagu pigem on nagu maha käinud see või?
pigem vastu tegevust hakanud tegema või? Ütleme nii, et sellest õhtust ei ole just kõik meeles, aga sest muidu ma sellist asja ei teeks. Et selle välja tooksid, jah? Jah, see on siuke ego asi, vaata, et aga minu mäletamist mööda ei aidanud ja Okei. No, mõne asja vastu jäite ussiega püssirohi või kuidas see vanarahvas või mis kuidagi on öelnud niimoodi vist? Nii, okei. Vastus olemas. Jätkame küsimustega. Kuidas sa defineerid oma brand value modellinduses? Mis eristab sind teistest? Mina, mu nägu, mu kehaehitus, mu kõnnak. Vaadake nüüd Vector Model Management Agency. Vahepeal on reklaamid, davai. Väga hästi vastatud. 2 ühes, võib-olla isegi 3 ühes või midagi. Väga hästi igal juhul, jah. See oli mingi harjutatud bitte. Nagu mingi, noh. Poliitiku see PR, vaata. Okei, väga hea vastus olemas. Väga ilus vastus. Nii, mis on kõige ebameeldivam või absurdsem asi, mida castingul tegema pidid? Siin juba kasutatakse sõnu ka, vaata. Teadlikud inimesed küsivad küsimusi. See on täitsa hea küsimus castingul. Ma ei ole väga palju imelikke asju, aga kõige ebameeldivam oli kindlasti, kui ma pidin keset suht kesksuve nüüd aasta tagasi midagi sellist olema nii-öelda möörgama nagu lõvi, aga nursates. Ja see oli kõik, mis mulle ette öeldi. Ja no sellest oli täitsa raske. Ma pidin vist lihtsalt sellega kuskil minuti täitma, 1-2 aega. Ja võt see oli päris ebameeldiv, et välja mõelda, mida ma lihtsalt selle lausega teen. See oli mingi kunstiprojekt või mingi... See oli ühe reklaami jaoks. Lõhnab nagu lavaka sisseastumist katsete mängi porgandit raiskate, umbes nii nagu. Ma mõtlesin kohe, et mingi näitleja töö juba... See oli ühe reklaami jaoks, brändi ma kahjuks siin öelda ei saa, aga ütleme nii, et täitsa suur bränd oli, et sellepärast oli nagu... Aga kuskil oled siis möörgava lõvina magav, mis seal oli veel? Ma saatsin sinna midagi ära küll, aga ma minu meelest tegin nii, et ma filmisin video ära ja siis ma voice recordisin peale. Nii tegelikult ei tohtinud teha, aga... Häkkisid veits süsteemi. Rolli kahjuks ei saanud, aga ma proovisin häkkida süsteemi ja... No, mul on praegu sama, et järjest tuleb meilide peale kirjud kahjuks ei osutunud valituks. Asi on su lõuajoone. Asi on järelikult jah, et kas võib-olla juuksed varjavad liiga kõrva või midagi, mingi asi on igal juhul, mis lõuajoonega võib-olla jaaku, et ma ikkagi loodan, et Pärnu Postimehest keegi vaatab ja teeb mingisuguse, müüahjuvui nagu ja siis minu pilt, on seal mingid firmat või Kivikasju või siis sina või me kõik koos või Mis on sinu maintenance rutiin, trenn, toitumine, taastumine? No, ma pesen ennast mingi iga päev, aga nagu mitte iga päev mingi seebi asjadega, vaid käin mingi lihtsalt vee alt läbi. Siis 2 korda nädalas miinimum on saun, kus olla miinimum kokku 45 minutit. See, kuidas sa oled selle 45 minutit, näiteks 10 minutit paus ja nii edasi, see eriti ei loe, aga et sa oleks 10-15 minutiliste vahedega on suht norm. Seda siis lihtsalt, et saun on parima ilma peal või ei, nagu mingi... et sa nagu higistad nii palju halba endast välja lihtsalt, et see aitab nagu nahal palju puhtam olla, üldse nagu palju rohkem vormis tunduda. Ütleme, et võib-olla mitte vormis olla, aga vormis tunduda. Et sellepärast ma teen seda. Ja vähemalt mul on nähtavalt või aidanud.
aga trenn? Trenn, no ma teen siukest üldkardiot. See ongi vastus, on ju? Ja kodus vahepeal teen veits nagu mingi kätekõverdusi või mingi venitusi ja värki, aga nagu muud eriti ei tee. Seal skeenes saab nagu liiga treenitud ei lähe jagu? Ja siis sa juba tahad olla kulturist. Jah, et seal pigem otsitaksegi sellist peenikest, sellepärast et saab igasugu riideid peale panna. Nendel raiskadel sobivad riided hästi, vaata. Täpselt. Langemises on asi, et see riie langeb sul, vaata, mitte või mingi asi on ees. See on see sauna eelmises lava, et nahk oleks nagu terve ja et näeksid nagu vormis välja. Tuli lihtsalt see, millega pärast, ma teen selle asja ära, itsitasin siin oma ette. Mul Abrakuudo Maada rääkis, mul üks aasta ühel kontserdil mängisin trummi laivi aeg ja siis üks sõber, üks kutt tuli nagu Abrakuudo kõrvale ja siis küsis Abrakuudo, et kuule, kas Kekkonil on mingi surmahaigus või? Ju ma ei näinud, siis nagu Sa andsid nii Ja, et kas on surmahaigus mul. Nii toitumises on mingisugust eripära? Sööd üldse midagi? Ma söön väga palju, aga lihtsalt, nagu ma ka enne mainisin, modellindus on enamasti geenides, et ma olen 3-4 aastat kaalunud täpselt sama palju, ükskõik mida ma söön ja isegi kui ma ei söö, et mõlemal puhul ja ma lihtsalt to clarify, ma söön ja palju, sest ma proovin trenni ka teha, nii et nagu veits lihas saada. Aga vahet ei ole, ikka kaalun sama palju ja tööd ei sega. Ma võin sulle öelda, ma kaalusin alates 2001 kuni 2024 kaalusin põhimõtteliselt ühe palju. Vahet pole, mida ma sõin, kuidas ja mida nagu täpselt geenid. Nüüd olen võtnud 2 kilo juurde. Ma olen üle 70. See on nagu suur rekord. 72,4. Siin on toimunud geenimutatsioon on toimunud. Midagi on toimunud. Et kui sul on geenides, siis kuni 40-ni võid tulistada nii, kus tahad. Sest ma räägin, kõik terve tordi ära süüa, veel mingit ja midagi ei muutu. Et see on nagu tore. Ja korralik mingi linnu seedimine. Nii, kas on väärt raha? Ja, sest väga kerge. Nice. Kerge, kellel on kõik eeldused selleks tööks olemas. Ja. Kellel ei ole, väga raske raha. Võimatu lihtsalt. See on siis 2 küsimust siit samast. Ja kui palju sa ise näiteks investeerid riietesse, fotodesse ja nii edasi? Ma ei ole investeerinud neisse kumbagi sentigi. Lihtne on, ja kõik, mis ma olen investeerinud, on bussipiletid Tallinnasse tagasi, aga nüüd maksab mu agentuur need enamasti kinni. Mõnus. Mis sind kõige rohkem triggerib tööstuses? In the bees. Ei saa, see modellid, kes nagu võtavad modellindust nagu on telekas, just selles mõttes, et kõik peavad kogu aeg kõigi vastu olema või mingi draama, et minu meelest võiks kõik nagu omavahel läbi saada, et see on lihtsalt business nagu. On seda draamat siis Eestis ka palju või? Tegelikult ei ole, erinevalt mis filmides ja asjades on vähemalt kõik disainerid, kellega ma olen kokku puutunud ja ütleme nii, et ka kõik modellid, kellega ma olen kokku puutunud, on olnud väga mõistlikud ja toredad, et kõik on ikkagi päris inimesed. Vaata see Eestiga paljudes valdkondades, minu arust see siuke lääne asi, see sobi meil see, me ei ole nagu sellised, vaata, nagu ei toimi. Meil ei ole vaja draamat kogu aeg. Ja meil on rahumees, et meil nagu ei ole siis mingi
äärmused vaata või mingid siuksed, mis tulevad igasugused nagu noh. No aga naabriga kurat kraavi üle ikka kakledi. Aga naabriga piirijutt on hoopis teine. 2 kurat jõunapuliblet minu aia peal on raisk. Hakka fekaalidega loopima. Soolapüssi isegi võtaks mängu. Ja, võib eluohtlikus minna. Tõsi, jah. Kiirelt võib minna nagu fataalseks nagu naabrite vaheline suhe Eestis. On jah. Aga muidu on rahulikud siuksed. Ei näpi mu valget laari. Jah. Okei. Oota, said sa ka nüüd vastata või ma nüüd ise juba olen hakanud vastama, ma liiga palju räägin. Oli, see vastas ära, on ju? Väga, väga, jah. Nii, kui sul on partner, siis kuidas tema sellele reageerib? Su ametile siis ma oletan, ma pakun ka. No see on lihtsalt töö, ma ei tea, kuidas keegi ootab, et keegi teine reageeriks, aga see on lihtsalt töö. See ei ole nagu not that deep. Ja. Aga see, et me oleme siin rääkinudki nagu siuksed sooloprojektidest, aga on ka siuksed, kellegagi nagu koos pead sa nagu lava või mingit projektis nagu arvestama ja nagu, et kuidas selle... Ja näiteks ma olen olnud Tartu Kaubamaja eelmise aasta moeajakirjas ja seal olin mina ja üks teine naismodell koos ja siis ongi tegelikult kõik lihtsalt selle järgi, mida disainer ja kohapeal olev fotograaf ütlevad. Et modellina sa nii palju ei tee ise, et kui on vähemalt sellised pildistamised. Kui nüüd rääkida catwalkidest, kus sa siis kõnnid laval, siis seal antakse sulle järjekord ette ja võib-olla mida kus teha. Ja siis see on suht nagu, vähemalt siiamaani Eesti tasandil on suht olnud nii, et jällegi nagu disainer ütleb ja siis sa veitsid, et paned enda spinni peale ja see on kõik. Toai. Sain. Nii. Kas saad paljudelt veidrikutelt DM-e? Ei saa, siis et keegi kirjutab privaatselt. Direct message. Et ei saa. Kellegilt ei saa DM. Okei, siis teine pool on juba oluline ka. Mis on kõige tüüpilisem vale arusaam meesmodellidest? Vaat kui hea küsimus. Hea küsimus. See on tõesti hea küsimus. Ma isegi ei oska vastata sellele. Mis on tüüpilised vale arusaamad meesmodellide kohta? No, ma ei tea, vaata. Aga ma mõtlen, mida mina arvan. Mina just mõtlen, mida Ono Eino arvaks nagu, et ma paneksin siis nagu siukse selle maasoola, et mida nagu ta võiks, kuna ma ise pooldan kõike seda, siis mul on väga raske. Tegemist on homoseksuaaliga äkki. No näiteks on ju. Selles kontekstis. Ja so what on ju tegelikult on ju, ka sellel pole vahet, nagu sa võid olla ka hauakaevaja, võid olla homo, nagu et või mis iganes või ei, ma mõtlengi, et mul endal ei ole sellist vale arusaama, aga see võib äkki olla, ma mõtlen. No enamus ikkagi ei ole. Selle arusaama minu meelest on tulnud peamiselt kas track showdest, mis on nagu väga meedias kajastatud ja läänemaailmast, et tegelikult minu meelest minu kogemuse põhjal ei ole nii. Saabki olla nagu see, et see ei ole päris töö, et see ei ole mingi töö ei ole, vaata. Muusikat samamoodi. Ma räägin sinna, et see on nagu siuke tavainimene näeb tööd ainult vaata siukest mingi füüsist ja pärast peab olema sul arstitõenditega, et kus saad omal songad ja asjad ja kõik nagu mingid meniskid, blä. Et läbi selle nagu, aga et see on mingi tilulilu, vaata, et see on siuke modernne tilulilu. No tegelikult, kui sa nagu ei ole kogu aeg välismaal, välisagentuurides modell, nii et sa, ütleme, et ei veedagi eriti aega Eestis või sa ei teegi nagu iga päev midagi, siis ära ei ela.
et sa ütleme, kui sa hea oled, siis sa elad ära, aga kui sa hea ei ole, siis hobina võid teha. No, ja nii ongi. Aga mul tuli üks asi, mis ennem, et kas need moeshow'd ja kõik need asjad, need ikkagi toimuvad pigem ikkagi päevasel ajal või on ikkagi siuke öö kuradi töö rohkem ka ikka? No modellide jaoks algab see tavaliselt kas hommikul või keset päeva, aga show'd on enamasti olnud õhtuti, et see lisab vähemalt nii palju, kui ma olen aru saanud, et ikkagi publik on natukene täis ja siis on selline ikkagi show business. Aga kuidas see business side on, kas sa pead ise olema sul peab olema ettevõtte selle jaoks või sa oled palgaline või? Ma olen eraisik ja see on lepinguga, et nad võtavad näiteks saab sulle ikkagi töötasu ja? Et sa ei pea ise OÜ-tama? Jah. Et nad maksavad mulle, aga see ongi ühekordne asi iga kord, et ei ole mingid tunnitöö ei ole. Palka sa ei saa täpselt. Projekti pealt? Jah, projekti põhine. Okei. Nii, kui palju sul päriselt selle jaoks distsipliini vaja on? No kui sul geene ei ole, siis päris palju ma ei tea. Jõuame ikka sinna tagasi alati. Jah, et mul eriti ei ole, aga mul on palju distsipliini selle jaoks, sellepärast, et kui sa selle töö sisse paned, siis saab ainult ju parema tulemuse. Aga otseselt, kui ta küsis, kui palju vaja on, siis vaja ei ole. Vaata, siin ongi see asi, et kui ta on sul kutsumus, siis ta ongi sul teistmoodi, sa võid vinguda või hädaldada, et nii raske, ma pean mingi tegelikult sa lähed sinna laadnalt kohale ja ta ei võta sul energiat, vaata, et selles suhtes distsipliini, kutsumus ei vaja distsipliini tegelikult, on. Nii, kurat, okei, Vassal, aga viimane küsimus. Kaspar, millal räppima hakkad? Aga küsimus. Ja nii nimeline. Ja siit saamegi edasi ka liikuda. Suurepärane. Kui midagi valmis on kirjutatud. Ehk siis mõte on? No mõte on, aga midagi valmis veel ei ole. Ütleme, et mõte on ka nii algeline veel. Raudselt oled kirjutanud, kui sa juba siin, et... Mõte on ka väga-väga algeline, et vaatame tulevikus. Praegu on teised plaanid, siis kui rohkem aega on. Okei. Nagu ma ütlesin, mul on palju mittestatsionaarset vaba aega. Ja vastavalt sellele saabki siis seda räpi tulemust siis näha või oodata siis, et aga me jõudsimegi siia räpp-muusikani, et räägi siis kiirelt räägi kiirelt see räpini ka siis ära, et no algselt kui ma olin ma ei tea, äkki 14, 15 siis hakkasin, kuulsin sellist lääne kalda teemat Ameerikast ja olin väga palju sellise Ameerika räpi peal, kuulasin seda palju või näiteks Snoop Dogg, tema oli selline main one. Ja üks päev olin semudega väljas, siis Dr. Kaha lasi mulle EPT Mixtape 3. Esimest korda kuulsin eesti keeles seda muusikat, mida armastan. Ja sellest ajast olengi suht ainult eesti muusika peal olnud sest ainult eesti räpp läheb ja reaalselt nii võimas. Sinu näol on ka tegemist ühe meie truuheedilikuma vänniga, kes võib-olla juba käis meie kontserditel, enne kui me üldse kontserdi
andma üldse hakkasime. No me panime ennem ju paika 95–99%. Seda, ma lihtsalt seda, et ta on käinud rohkematel laividel kui liikmed mõni liige nagu protsentidesse panna. Näiteks mina või ka ja need teised. Välja arvatud sina. Sinul on sott. Jah, mind ei ületa, aga me peaks selle graafiku ära tegema. Aga põhimõtteliselt peale Mäkit tuled sina kohe, et suure tõosaga, et nii on, et selles suhtes nagu jah, ei, see kõik on suur au, aga ma lihtsalt mainin, et võimalik palju teisi ka kuulavad, et ära ainult jah, et Eestis liigub see asi minu arust väga heas suunas, räpi asi nagu. Ja ma ei viitsi siin hakata mis ma nüüd räpi all silmas pean. Et ma lihtsalt ütlengi, et kogu see pott nagu, et jah, et see on nagu tore. Läänest ikka hakkas pihta ja nagu Lääne kaldast konkreetselt jah. Aga noh, ma ei tea, mis Lääne artiste sa praegu kuulad näiteks või välismaa artiste üldse või mis? No välismaa artiste ma kuulan praegu päris vähe, ma olen nüüd hakanud uuesti natuke Kanjet kuulama, siis Inglismaalt Nines, ta teeb sellist trilli ja ma ei tea, enamasti kuulen ikka Eesti teemat nagu. Okay. Et kui valida, siis alati panen mingi Eesti loo peale, et aga sul läheb nagu Eesti räpist underground või kõik uusi värskeid või kuidas kuulad? Tegelikult kõik, mis hästi kõlab, kui midagi head välja tuleb, panen laigi ja. Aga hoiad nagu skeenel silma peal pingsalt? No nii pingsalt kui saan. Kuidas? See on lahe muidugi, et see Eesti kraami nagu eelistad Lääne kraamile nagu see on, ja siit ma kohe küsin ka ära, et see nagu minu jaoks nagu näitab natuke patriotismi. Kindlasti. Oled sa Eesti patriot? No mulle meeldib mõelda nii. See on õige vastus, jah, täpselt. Aga palju seal või mis mõssi seal skeenes kuulatakse üldse? On üldse mingi asi, mis nagu joonistub välja või? Modellinduses siis? No siuke deep house. Üks house puha on... Et siuke jah, et siuke... Tegelikult oleneb ka väga palju showst, aga ikka enamasti on selline deep house või selline... Kas ma võin siia ka... Kas see on... Kas ma võin targutada ka, miks see nii minu arvates on? No. Andke kõik mulle andeks, aga see on lihtsalt minu isiklik arvamus. Ma pean nagu seda modellinduse maailma selliseks nagu intelligentseks nähtuseks, intelligentsi nähtuseks. Ja deep house on minu hinnangul sama, mis teeb intelligentseks. Kuulage hästi palju deep house'i ja midagi muud ei pea tegema, et intelligentsus kasvab automaatselt. Ja nad mõlemad täiendavad teineteist. Ehk siis seal on natuke glamuur, seal on natukene seal on esteetikat, kõike seda bling-blingi, aga hõng on see, mis nagu minu arust paneb selle asja nagu paika, et kui te saite aru sellest. Aga sa ütleks, et räppi on vähe seal skeenes? Räppi tuleks sinna juurde viia? Jaa, kindlasti. No räppi tuleks igale poole juurde panna. On sul mingi mõtteid, kuidas me seda nagu teha võiks? Me võime appi tulla kuidagi. Ei no, ma olen tegelikult mõelnud küll sellele, sellepärast, et skeened võiks ka ühendada, aga no tegelikult saaks, kui mingi breakdance asjad juurde panna ja siis on nagu, sest mis läheks räpiskenega ka kokku, et siuke mingi selline näitad riideid, aga siis võiks olla mingi skenes disainer ka, et ma arvan, et oleneb riietes selline streetwear töötaks.
midagi samas hakkas mul nagu lööma, väga huvitav teema. Streetwear tundub kõige loogilisem. Mul hakkas kohe tööle nagu, et kuidas räpp ära kasutas, ma kujutasin ette, et vaata, mõned ongi siuksed disainerid, kes provotseerivad või kuidagi provotseerivad mingit nagu riietust või noh, mis nagu mingisugusele vanale korrale vastandab või midagi sellist. Kanye isegi on siuke vana. Ja vaata, ongi tema noh, kohe võin seda ka ma tahan mõtta, et selline disain, et kui sul on näiteks kuri boom-bap võiks nagu poodiumil minu arust nagu väga hästi töötada, kui tuleb mingi ja kui sa ja samal ajal kõnnib modell nagu taktis selle ja tal on nagu siis mingi siukest, mis siis mingit seda hõngu nii-öelda peaks edasi andma, selle disaini hõngu või mingi stiili hõngu, vaata. Minu arust nagu väga hästi. Aga mulle keegi rääkis, et miksi Kanye vaata vahepeal viskas mingi Dark Christi ja mis ta seal kannab, vaata mingi noh, crazy. Aga et see pidavat olema lihtsalt vastu nii-öelda siis siuke karje või näide sõnavabadus. Noh, ühesõnaga tal ongi see, et tema on see nagu hea energia ja kõik see, et noh, et sõnavabadus ja mõttevabadus ja kõigil on arvamusvabadus, ta on nagu vabaduste või noh, et siis, et ka see on nagu noh, see vabadus. Okei. Noh. No, vaieldav. See on. See on vaieldav. Kas ta on nagu sobilik nagu selle nagu näitamiseks on ju, vaata, seal on see küsimus. Jah, kas peab jooma sellise, et näitab? Jah, et kas saaks ju midagi muud ka tuua, aga see selleks ju ühesõnaga. Davai, aga kaua sa nüüd räppi kuulanud oled? Või räppi siis alamžanre? Ütleme, et kuskil 4-5 aastat, ei, nüüd 5-6 aastat isegi. No see üle 5 on igal juhul juba siuke noh, meistrimees nagu. Aga Eesti räppi nüüd täpsemalt olen kuulanud kuskil 3-4 aastat. Davai. Ja ise praegu siis noh, kirjutad, samas ei kirjuta ka. Kuidas aega leidub ja kuidas inspiratsiooni on. Et ütleme, et alustan luulest ja siis vaatab, mis edasi saab. Okay. Aga selles suhtes nagu sees siukest pakitsust või nagu siukest, et oleks nagu öelda küll, seda tunnet on? Ma arvan, et see on, aga mul on tunne, et see vajab natuke rohkem kasvamist, et võiks midagi reaalsemat või nagu läbimõeldumat olla öelda. Tegemist on ratsionaalse perfektsionistiga, noh, sellised need kalduvused. No ja, sellest võid ennast ära vaevata. Sellest võid ära vaevata. Sa võid väga haigeks jääda. Jääbki tegemata, vaata. Millal sa siis nüüd aru saad, millal see kasv nüüd õigesse kohta jõudnud on, kuna ei mäleta ju varasemat enam, mis see mõõdupuu sai määratud, vaata, noh. Et see on siuke krooniliseks haiguseks kujuneda. See võib muutuda. Aga ma saan aru, et sul tegelikult midagi on kirjutatud ka. Ütleme nii, et ega mul kiiret ei ole. Aga sa lindistanud ei ole oma vokaali? Ei. Aga sa pole ka telefoni proovinud räppida ja kuulata seda? Ei. Pole proovinud ka seda teha? Proovi. Ja ma praegu olen raudselt pettud nagu halb. Issand, kui halb. Aga meil kõigil on see täpselt niimoodi kasvada. Ma algselt proovin natuke sellist luulelisemat teemat teha, et mul on sellega lugeda nagu või? Ja siuke kirjutada ka siuke luulelisemas stiilis. Okei, lähen siin valest otsast. Ma küsin nüüd siis, et saada natukene võib-olla veel natuke sellest aimdus ma küsin professiooni perverssuse põhiselt nagu, et kui sa kuulad kellegi teise muusikat, ütleme klappides, kas sul hakkab peas omal mingi asja, et kuidas sa oleksid mingi asja lahendanud seal või kuidas sa oleksid mingit asja muutnud, hakkab sul peas siuke asi käima või?
veel ei hakka, ma kuulan nii häid räppareid, et mul ei oleks küll midagi muuta. Okei, sa oled, siis on see, et ei pea kellekski ennast, mis mina vaatan, ma isegi ei julge midagi siin mõelda, et mida ma enda ette nagu mõeldes, et mida ma muudaks, isegi see on nagu noh. Ma ütlen, et see, mida nad teevad, on nende poolt kunst ja mulle meeldib väga sihuke asjade unikaalsus ja ma arvan, et ma tahan ikka enda unikaalset soundi teha, et ma pigem kuulan, mida nad on teinud ja mida nad teevad. Noh, täpselt niipidi. Teeb sama välja. Noh, see on see välistamise, mitte nagu jah. Ei, väga õige. Siis me saime vastuse kätte. Järelikult peas töötavadki artisti geenid, kes veel ei tea, et artist on ja praegu ta alateadlikult välistab, mida ma ei tee. Ja läbi selle leiabki oma unikaalse raja siis. Aga ennem küsisin, kas see töö on sinu jaoks looming, aga kas sa võtad ennast seal maailmas kui artisti või kuidas see? Hea küsimus. Ei, ma seal ongi, ma minu jaoks see nagu töö, ma ei oska hästi selgitada, aga nagu ma proovin võimalikult neutraalne selle vastu olla, sest see, kas seal läheb hästi või mitte, tegelikult ei sõltu minust, vaid sõltub sellest, mida turg tahab. Puhas business jutt. Kui turg enam minu näoprofiili ei taha ja tuleb uus trend peale, siis mul on ju äri läbi. Nii et ma proovin võimalikult neutraalsena hoida, et see on lihtsalt business, et kui läheb nii, siis ma enne seda vähemalt töötasin raskelt. No vaata, siin on, kuidas keegi tahab ise näha enda asja. Ka see on tõlgendamine ka, jah. Et kui ma teen trance-muusikat ja ikkagi raiun kui kivisse, et see on tech house, vaata, siis midagi pole teha, on ju. Noh, loll näide, aga nii on, kuigi see on ju puhas loometöö, et tegelikult. Ja see, kui on sinna, kuhu on lülitatud sisse X, seal on automaatselt loometegevusega, sest et me ei oska, see on ju müstika, me ei oska selgitada, mis X on ju, või et seal on alati loome, kus väike ime on sees, seal on alati loome. Ma väidan nii. Aga see, kuidas sina seda nimetada, see on, kui on business, siis on business ja nii ongi. Meie siis vaatame ise ja anname oma need kõigil omad mõõdupuud. Täpselt. Et mõni muusik ka ei pea ennast võib-olla muusikuks, vaid see on tema töö, vaata, või ühesõnaga, et vaata muusikas muusikaõpetaja muusik, et mis ta siis on nagu, on ju? Et kas see on loome, mis ta seal teeb või see on mingi, mis asi see on? Ja samas, kui sa teed keikabändi, kas ka pead ennast võib-olla ei pea vaata ennast käid lihtsalt mängid oma akordid ära seal? Olen keha, vaata lihtsalt. Jaa, tõesti, võid sellest nii suurt, aga muusikaõpetaja on veel suurem küsimärk minu arust. Väga suur küsimärk. Siia see oleb täiesti see, mis ta ise ütleb. Selleks oleks või eraldi saadet muusikaõpetajaga, vaata, muusikaõpetaja. Minu 2 sentisi on see, et kui muusikaõpetaja teeb kõrvalt ka muusikat, siis ta on muusik. No siis on juba teine maailm. Aga kui ta lihtsalt õpetab muusikat, aga ei loo seda, siis isiklikult ma ei ütleks, et on muusik. Kui ta võib-olla oli muusik, aga kui ta enam ei loo seda, siis ta ei ole muusik. Ma tänan sind selle algatuse eest. Ta võib-olla, et oled isegi meil esimene, kelle käest ei pidanud arvamus küsima, kes kohe ise arvas. Et see on nagu suurepärane, et me ei ole isegi jõudnud mõelda selle peale, et mis sina, et küsida vaata. Meil nii suured arvamusliidrid pole käinud varem. Jah, et sa kohe ilusasti hästi arvasid, ma olen väga nõus sellega, et läheb alla arvamusliider nimi ja arvamusliider, et me isegi ei hakka modell kirjutama sinna. AL. Ja no okei, jah, muisaõps davai. Kas me teeme vaikselt lõpu või on meil midagi veel? On sul mingeid asju, mis sa veel tahad
like, subscribe. Loete vähemalt need kohad ette, kus sind näha. No praegu näeb mind Raceri kodulehel ja Instagramis, siis Hannes Rüütel veebipood, Telliskivi Loome tänaval on tal füüsiline pood ja siis ma võib-olla olen plakatitel linna peal ka. Ja see oli see tema nimi, mis sa ütlesid. Kas tal ongi siuke casual pusasi värk? Ma ütleks küll, et tal on siuke väga rohkem igapäevariietus, et väga mugavad asjad. Ja oodake jaanuari lõppu ja agentuuri... Kui teil on vaja modelli ja professionaalset modelli, nii nais kui mees, siis vaadake Vector Model Management Agency. Võtke ühendust. Ja kõik agentuurid ja moeshowde ja sellise maailma inimesed, kes te meid praegu vaatate, rohkem räppi sisse ja seda vanakooli või rohkem räppi. Boom-bäpimat räppi rohkem tuua sisse sinna maailma, aitäh. Minu esimene siuke päris first hand kokkupuude modelliga. Varem olid ainult Tyra Banksi näinud. Täpselt. Ja Carmen Kassi tobi tõmbamas Instagramis olete kindlasti näinud intervjuu ajal. See on väga šef. Mulle väga mees, et ta laadalt suitsu lasi. See on väga kõva. Ma vaatan, korra käsi keert. Prouaga vaatame Seks ja linna praegu seriaale. Ja, tundub jah. Ja see on ju mingi 90-ndate lõpp, midagi sukks 2000-ndate mingi alguse poole kraam on ja. Reaalne. Ja seal on nagu, seal moemaailmast ja kõigest sukust kajastab. Kogu aeg kõigil on suitsud ees, saad aru, see on ühtepidi on nagu nõmes, mul tuleb kogu aeg endal nälg peale niimoodi, ma käin pidevalt ise suitsu tegemas, nagu, see on nii apetiitseks tehtud, kuidas nad tõmbavad seal kogu aeg nagu. Aga see maailm, mis tegelikult ma ütleks, et see on, kuna ma ei ole veel käinud välismaal, ma ei tea, kuidas seal nagu täitsa kõrg taseme modellidel on, aga Eesti-siseselt eriti vist vahet ei oleks, teed suitsu ja teed, enamus vist ikkagi teevad ja joovad alkoholi ka, aga et see on siuke alkohol on libe tee sellele aga rohkem see, et lõhnu ja nagu lõhnu küljes ei ole ja et sa vähemalt kõndimise ajal enam-vähem kain oled. See on see selline standard on. Need ei ole eriti nagu raketiteadus. See kõlab nagu koju minnes naise juurde. Lõhnadega siia ei tule ja samm sirg putsi. Ja tähtis on enesekindlus. Umbes nagu täpselt nagu kodus. Täpselt nagu kodus, jah. Kõndima pead ka otse ja... Ja okei. Väga kodune värk. Ja kas me lõpetame või? On midagi ofka sul veel küsida? Ma kusjuures ma olen väga palju teadlikum. Ja ma saingi kõrvale nüüd, mul oli seal Hollywoodi vaade ja mul oli nagu päris elu nüüd, et ja mul on sellest väga palju kasulikku infot ja ma saan nagu näen ja kuulen, et skene toimib ja tuult tiibadesse sulle ja küll sa sinna välismaale saad ja küll sa tead, mis sa tegema pead, et hea olla ja ma usun sinusse. Ma ütleks ise veel ühed shoutoutid, et shoutout Boom Funks ja shoutout Word Wisdom ja shoutout Loodikut ka laupäeval. Minevikus, jah. Olime. Olite. Eile vahet pole. Sa valisid 3 lugu välja, aga meil saame ainult ühe mängida, et kas sa täpsustad, ma panen selle siia saadet lõpetama. Et jah, pidime ju 3 mängima, aga tead, sinuga oli nii tore vestelda. Aga pange nähtamatus. No okei. No ja okei, sinu soov on Your Wishes Our Command. Juhata lugu sisse ja ma panen tööle. Jah, aga teeme siis tšaut ka praegu ära, ja igal juhul meil oli külas oli Kivi Kassu ja vana annab minna, et kindlasti külastage tema neid kohti ja et Kivi Kassu Instas.
ja Nähtamatus oli sul sellepärast valitud? Et Mixtape 3 alustasin üldse oma teekonda Eesti räppi sellega, see muutis igaveseks. Oi, peace, tšau. Ei lähe jala tellin takso, suust välja vakstu, taksojuht on paks ju, kraami täis on taskud, istmed alla lastud. Passis ikka sabu kassu, ma olen tegelikult tavaline vend, Edela-Eesti, boom bap legend, mul on hommikuti trenn, mitte klaasi sisse hend, tõusen lendu iga hommik nagu helikopter. Ma olen Kasper, riim ei tule raskelt, ees ei kanna maske kella 5 paiku taste. Sa tahad teada, mis ma tegelikult mõtlen, ma ütlen ühte, see kamma ja siin lõppe. Ma endas olen kindel, maha ei müü hinge, oma pundi eest väljas, südamed ühesid, mis käivad. Ma endas olen kindel ja püsin rindel, alati pundi eest väljas, ülid sitas vaeva näinud, otsa eesised on märjad. Väitse peas neljakandiline raam, see on Ida-Euroopa moodne elu arusaam. Juurte näil kasvab sekundiga, lõhna ajab nina, see on su esimene viga linnas ja maal. Erinev on vaatenurk, pennal kasvamas kurk, pane kinni oma pudrumulk. Iga päev teed sa miinust, kui ei liisa kiirust, kinni killus elu nagu viirus. Ja sina oled seal kahe vahel, see nõrgim lüli, mida ühendamas vahel eksinud talle, kesed on ülekäigul ajal ootamas tuld, mis mõne jaoks on sama tähtis nagu kuld. See on kurb, varsti hulgasti minneks sul, päästaks rull, taimesaaki kodumaine muld. Seda ei mõista enne mõõtut ikka õiskad ja selle pärast pagasis metsa poole sõida. Ma endas olen kindel, maha ei müü hinge, oma pundi eest väljas, südamed ühesid, mis käivad. Ma endas olen kindel ja püsin rindel, alati pundi eest väljas, ülid sitas vaeva näinud, otsa eesised on märjad. Pam-pam, sammu järel samm, kõnnin mööda linna õla peal samm. Pole elu vang, tänu mida elu and, hip-hop mul elu and, iga päev on tegusamm. Eelistan, kui muusikat taas tekitan, plakaadi järel lekitan, nepete tuleb taas tuuma tekstiga kodulinna reppimas. Alati Pärnu mekiga me ekipas, meelitab erinemas me heliga. Kõik must möödub, kui maandun jälle stutsis, teeme nukid, külvan rukist. Su tee on tupik ja käidud juba ette, meelepette teed ikka sama tehted, et miks ei saa ja kõik süüdi taas purustan müüdi maas, sa tühja kükitad, kui kukun üle ääre, ronin pardale tagasi, siis 6 paari käsi aitab pardale alati. Ma endas olen kindel, maha ei müü hinge, oma pundi eest väljas, südamed ühesid, mis käivad. Ma endas olen kindel ja püsin kindel, alati pundi eest väljas, ülid sitas vaeva näinud, otsa eesised on märjad. Silmad kissis, teen kõssi, siin meelega ei kissita, seni võtan leebelt, kuni ajusi ei nussita. Enam punktist A punkti B liigu bussiga, palju kurve lasen sirgeks nad lustiga. Seega iga hea päev algab hea mussiga, selgeks teen pea vana hea külma dušiga. Raja jätan maha kas või leivast nagu itimetsas kustiga, räpin vabalt näiteks 4 seina võrandast ja laest ruumi akustika. Esmamulje ma annan, et mul aeglasem diagnostika, persse saadan kõike sübisevad, et nad trussita. Massiga pressivad, süldistad muusikat, kui saaks siis sitasid kõik välja juuriks. Ma puhtaks teeks suulitsa, süütaks ma suudiga, nii kaotaks ära, et ei leiaks luubiga ka.